seal on praeguse seisuga 161 pakkumist. Ja ma sain aru, et mulle ei sobi see juht nagu või see organisatsioon. Palju hullem on see, kui sa ei kandideeri. Ka personaliinimesed kasutavad AI-d mõnedes kohtades ja mõnedes mitte. Tere, kallid tudengid! Tere tulemast kuulama Julius Tipika podcasti. Räägime siin tudengielust, erinevatest võimalustest, mida sulle ülikool pakub, kui ka kõigest muust. Kui sul aga tekib vahepeal ideid, mida me võiksime siin podcastis rääkida, siis võta julgelt ühendust meie Julius Tipika sotsiaalmeedia kaudu. Praeguseks aga head kuulamist. Tere, kallis kuulaja! Oledki tagasi jõudnud meie Julius Tipika podcasti ja selle kevade teemaks oleme võtnud tööotsingud. Ehk siis iga tudengi erialal on üks osa, et sa pead leidma endale praktikakoha. Aga samuti ka päris paljud juba tahavad õpingute jooksul leida endale ka töökoha, mis on erialaga seotud. Aga kuidas paremini leida see uus töökoht ja kuidas silma paista, siis selle jaoks olengi ma täna kutsunud meie TalTechi karjäärispetsialisti Monika Sutropi ja samuti ka siis Enefiti värbamispartneri Liina Üti. Ehk siis tere teile! Tere! Tere! Aga alustame väga kiirelt sellest, et rääkige väga lühidalt oma taustast. Kes te olete? No ma siis alustan. Mina olen Liina ja mina olengi, nagu sa juba sissejuhatust tõid välja, Enefiti värbamispartner. Laiemalt nii värbamine, töösuhted, järelkasv ja lisaks siis tööle ma olen tegelikult ka 2-kordne TalTechi vilistlane. Super, siis on õige inimene siia täna kutsutud. Nii. Mina olen Monika Sutrop ja mina olen karjäärinõustaja siin eelkõige. Spetsialist teen ka erinevaid loenguid ja seminare ja praktikateemadega need on ka minu laual. Ja olen siin juba 9 aastat olnud, et minu juurest iga päev käivadki läbi need erinevad tudengid, kes siis tahavad oma kas CV-d paremaks teha, teada, kuidas paremini tööle saada, kuulen palju lugusid, palju nagu neid, et kuidas jõutakse siis selle töö kogemuseni. Ja enne seda ise olen psühholoogia taustaga ja olnud ka natuke personali valdkonnas. Et jah, aga nüüd juba siin. Väga põnev. Nii et saangi hakata erinevate küsimuste ja teemadega teid pommitama ja vaatame, mis siis kõik siit välja koorub. Kõige tihedamini, kui sa otsid endale praktikohta või töökohta, on CV ja motivatsioonikiri. Kui väga lühidalt, millised on sellised vead, mida tudengid teevad või siis milliseid vigu on üldse võimalik teha, et kohe juba esimeses etapis sa ei jää silma? No ütleme nii, et CV on ikkagi see A ja O on ju, mis siis tuleb kõigepealt ka saata, et suurim miinus on see, kui CV on ikka väga tühi. Et kui tuua välja lihtsalt, ütleme, kool, lihtsalt väga napisõnaliselt, siis sa tegelikult ju ei ava endast väga palju. Et isegi kui tudengil ei ole palju välja tuua, siis midagi ikka on. Et natukene ennast rohkem avada, rohkem nii-öelda välja tuua. Ja Monika aitab eriti just nende motivatsiooni ja CV-dega, et mida sina oled soovitanud meie tudengitele? Et kui nüüd minna nagu järgmisele, et mis siis teha, kui suhkene tühi CV on, siis mina soovitan alati vaadata, eelkõige kõik vabatahtlik tegevus, üliõpilasorganisatsioonide tegevus, et see on nagu põhimõtteliselt juba nagu töökogemus. Et saad pakendada selle oma projekti, mis sa tegid või mida sa koordineerisid, saad pakendada nagu töökogemuse põhimõtteliselt, et mis oskuseid, mida sa tegid, et kõik see tuleks sinna kirja panna. Ja pluss siis, kui seda ka ei ole, mõned inimesed on aktiivsemad ja teevad rohkem nagu seda vabatahtlikku tööd, mõned vähem, et siis vaata oma ainetesse, et kas seal on mingisugused projektid, mis sa oled teinud, mingid grupitööd, et kas või neid saad sa juba seal CV-s ka lahti kirjutada, et see näitab ka sinu oskuseid, et CV on eelkõige see, et näita, mida sa oskad. Aga mis siis see motivatsioonikiri täpsemalt on? Motivatsioonikiri pead rääkima, et miks sina oled just see inimene, kes sobiks siis seda tööotsa või praktikat teostama. Pead näitama ennast, miks sina võiksid olla see inimene. Just, et motivatsioonikirja eesmärk ei ole see, et kirjutada ilusat pikka lugu, vaid tuuagi välja see enda huvi on ju, et motivatsioonikiri kindlasti ei peaks dubleerima CV-d. Too välja see, mis on see, mis sind nii-öelda kõnetab näiteks rolli puhul, mis on sinu tugevus, et sa õnnestuksid selles, natuke, mis avaks sind ennast rohkem, et tööandjal ka tekiks nii-öelda juba mingisugune esmane side. Aga siis, kas see tähendab põhimõtteliselt seda, et kui ma kandideerin, siis CV võib olla sama, kui ma kandideerin erinevatesse kohtadesse, aga motivatsioonikiri peaks olema ikkagi vastavalt positsioonile või kuidas te selle poole pealt kommenteerite? Jah, ma olen hästi nõus. Mingi baas CV on meil ju alati sama. Ajas tuleb meil kogemust juurde, loomulikult siis tuleb seda CV-d ka täiendada,
võib-olla oleneb ka positsioonist, kus tasub midagi rohkem rõhutada, et eriti noor inimene, tal võib olla mitu teemat, mis teda kõnetab, mis teda huvitab, kui algul ongi CV tehtud kuidagi suunaga just mingi konkreetse valdkonna poole, siis teise valdkonnas tasuks üle vaadata, et just nagu ka ennem välja sai toodud siin, et need tudengiorganisatsioonid, kas või ka need kooliprogrammid, erinevad projektid, nende pinnal natuke täiendada, aga see suur plaan on ikkagi paigas ja motivatsioonikiri tõepoolest on hästi oluline ikkagi kohandada vastavalt positsioonile ettevõttele. Ei ole hea mõte teha motivatsioonikirja nii-öelda üks valmis ja see lihtsalt saata, et sellega nii-öelda kaugele ei lenda. Tihtipeale küsitakse minult ka, et mis on vahet nagu motivatsioonikirjal ja kaaskirjal. Yeah. Et mina tavaliselt ütlen seda, et kaaskiri on nagu liftikõne. Et sa pead ennast niimoodi ilusti presenteerima, et see inimene tahaks sinu CV-d lahti tegema, et see on nagu väike, see ei ole nii põhjaliku motivatsioonikiri ja tihti läheb see siis näiteks, kui sa praktikat otsid, on ju. Et siis sa kandideerid muidugi mingitele praktikaprogrammidele, on ju, aga samas sa võib-olla oled leidnud mingid ettevõtted, kuhu sa tahad minna ja ei ole nagu praktikakonkurssi. Siis sa saadad ju tegelikult selle e-maili ja see e-mail ongi see kaaskiri. Ja selles e-mailis sa pead tekitama seda huvi, et üldse tahaks seda CV-d lahti teha. Et mina näen nagu seda kaaskirja seda, et peab tekkima see huvi. Ja ma kaaskirja juures võin tähendada ka sellega, et see, kui sa tood nagu kaaskirjas rohkem enda kohta välja, annab ka ütleme tööandjale parema aimduse, et uurida, et mis suunas ettevõttes neid võimalusi üldse sinu jaoks uurida. Et kui see on hästi nagu lühidalt, et soovin saada praktilist kogemust turunduse valdkonnas, turundus veel annab mingi suunagi, on ju, aga ta on ikkagi üldine, et too natukene lähemalt, et turundus on tegelikult ka ütleme, kommunikatsioon, mis ja kõik sinna veel lisaks läheb, et ava ennast natuke selles kaaskirjas rohkem ja see loob sulle endale ka rohkem võimalusi. Aga savas kellegile meil ei meeldi pikki e-maili lugeda, on ju. Et siin peabki leidma selle sukse punkti, et võimalikult konkreetselt palju nagu, et sa tõestad nagu ära, et kust, ma olen nagu võib-olla väga hea probleemide lahendaja. Aga kus ma võtan, et ma olen hea probleemide lahendaja? Et mis kogemused on need, mille põhjal ma võin öelda, et ma olen hea probleemide lahendaja? Ma olen hea probleemide lahendaja, sest töötasin selles ettevõttes ja minu ülesandeks oli selle tegemine ja sain head tagasisidet. Et ala selline tõestamine nagu, et konkreetne tõestamine, et see on see, mis nagu on hea stiil. See on ka asi, mida ma olen kuulnud ja ise ka alustasin 2 nädalat tagasi uuel töökohal, aga nipp, mida ma olen ka kuulnud, et CV-d liiguvad aina rohkem selles suunas, et ma ei too enda tööülesandeid välja, vaid mis väärtust ma organisatsioonile või mingis tudengiorganisatsioonis kas või lõin. Et see, et ma kirjutan, mul on projekti juhtimise kogemus, ei ütle enam nii palju, samal kui ma saan öelda, et tänu sellele projektile mina vastutasin selle ja selle asja eest. Et nii palju ei peagi enam võib-olla tööülesandeid järk-järgult välja tooma, aga selle põhjal ka võib seda kogu infot motivatsioonikirja tuua. Ja samuti üks väga hea trikk, mida mina kasutasin, oli, kui ma kirjutasin motivatsioonikirja, siis ma vaatasin, mis on ettevõtte väärtused, ettevõtte mingi enda töökuulutuses kirjutatud mingid sõnad, mida nad ootavad inimeselt ja ühendasin seda enda motivatsioonikirjaga. Et tegelikult ettevõtte annab ju mulle nii palju infot, mida nad tahavad, nende kodulehed annavad mulle veel rohkem infot ja tihtipeale aina rohkem ma näen, et ettevõtetel on ka mingi info uuele töötajale või keda nad otsivad, et mis sorti väärtuseid nad otsivad ja seda kõike saab motivatsioonikirjaga tegelikult ju ühendada. Ma ei tea, võib-olla nüüd sina värbamisinimesena saad öelda, kas sa märkad üldse neid asju, kui inimesed panevad neid asju kirja, mida on juba mainitud kuskil töökuulutuses? Absoluutselt. Seda on märgata ja minust on hästi tore, et sa tõid ka välja selle, et sa tutvud ettevõttega, et minu arust on see vägagi oluline. Ühest küljest sa ise ka, kui sa kandideerid kuskile ja kui sa tutvud selle ettevõttega, et millega ta tegeleb, mis on need väärtused, siis sa juba näed, et kas on üldse ettevõte, kuhu ma tahaksin minna, on ju. Et võib-olla tekib kuskilt kuulduste peale mingisugune kuvand juba, aga minna ikka ise sisse, et ma ütleks küll, et niisugune tööle tulemine on ikka kahepoolne. Et tööandja tahab endale head töötajad, keda nii-öelda koolitada, arendada välja, kellega koos nii-öelda tuua tulemusi, aga tegelikult see inimene, kes tuleb, tema ju ka otsib endale ikkagi tööandjat, kes siis tema väärtustele vastaks. Aga võib-olla uuriks ka selle vaatenurga pealt, mida ma tean, et mul oli kunagi, et ma olin päris pikalt teenindussektoris enne, kui ma ei olnudki tudengina veel erialast tööd saanud, aga kui ma kandideerisin, või mis te soovitate, et see, kui ma kandideerin, aga mu kogemus on olnud varasemalt täiesti teises valdkonnas, kas see on asi, mida ma peaksin CV-s märkima ära või pigem mitte tuua ja tuuagi kuidagi ühendada seda õpingutega juba? No mina ütlen, et ikkagi tasub. Ütleme just noore inimese puhul, kus ei ole see töökogemus just kilomeetrite pikkune, siis tasub tuua välja, sest et kunagi ei tea, et mida see võib näidata. Ütleme, klienditeenindaja kogemus
no see näitab nii palju, et julgust suhelda, tegeleda ilmselt ka 10 asjaga korraga, tulla mugavustsoonist välja, et see näitab palju rohkemat ka kui lihtsalt seda ühe nii-öelda tööpõhiselt. Mina olen näinud hästi palju neid CV-sid, kus on siis palju seda klienditeeninduskogemust ja siis mingi väike praktika võib-olla ja võib-olla ka seda mitte. Mina olen soovitanud seda, et võib-olla kui neid ongi suveti olen käinud kogu aeg kliendi teenindamises ja neid nagu liiga palju on, et siis valida, et kus kohas sa said rohkem neid oskuseid, et pole vaja kõike neid kirjutada, vaid vaadata just, et kust ma saan rohkem seda probleemi lahendust näidata, seda suhtlust ja siis see välja kirjutada juba nende oskuste ja saavutustena. Ja võib-olla ka siis läheks täitsa sinna vaatesse ka, et kui mina otsin töökohta, siis ongi noorena, sa näed väga tihti seda, et on vajalik eelnev kogemus. Kui kinni ja või samamoodi ka nähakse mingeid muid kriteeriumid, milles ma võib-olla ei ole täiesti, ma tean, et ma ei suuda seda pakkuda, aga aina rohkem ma kuulen, et kandideerida ikka võib. Et see ei tee ju midagi liiga, et aega läheb sinna, et seda protsessi teha, aga see äkki sind ikkagi valitakse. Et milline on praegu üldse töömaastikul ettevõtete vaatenurgasse, et kas see võtab sinult võib-olla lisaaega, et sa vaatad inimesi, kes tegelikult ei sobi profiili põhjal või tegelikult on ka palju selliseid näiteid, kus inimene, isegi kui ta võib-olla ei sobi täielikult, siis ikkagi kutsute teda kuhugi nagu järgmisesse etappi. Jaa, kindlasti. Kui sa ise ka välja tõid, et palju hullem on see, et kui sa ei kandideeri, eks ole, siis ma ka sellisel juhul alati nagu ütleme ka ise kandideerides mõelnud, et mis on kõige hullem, mis minuga saab juhtuda, on ju. Tegelikult on see, et võib-olla mu CV jäetakse kõrvale ja ma ei saa seda nii-öelda tööd, on ju. Ütleks nii, et natuke peaks võib-olla hindama ka seda, et kui on ikkagi pikaaegset kogemust nõutud ja endal üldse pole kogemus, siis tõenäoliselt tööandja otsib niisugust töötajat, kes siis juba suudaks rohkem iseseisvalt pihta hakata. Aga kui on lihtsalt eelnevad kogemused, siis mis asi üldse on kogemus, on ju? Et ei pea olema, et mul on töökogemus. Miks me mõtleme nii ametlikult ja siin ongi nagu ka alguses välja toodud need erinevad projektid, millest osa võtta. Lisaks ütleme õppimistele, kes osalevad ka õpilasesinduses. Paljud erinevad tegevused, mis ka loovad ju selle kogemuse. Ei tasu nagu nii-öelda eeldada või arvata, et nii kitsalt on ju, et mul ei ole täpselt seda kogemust, et siis mul ei ole midagi. Alati võib midagi olla mingist muust valdkonnast sisse tuua. Et olla ise nii-öelda leidlik ja julge ka. Täitsa kirjutan alla kõigele sellele, mis oli, et selles mõttes võib-olla see, et ka õpingute seest see huvi näitamine, et kui nagu ei ole neid kogemusi, et siis see, et see aine, seal ma tegin täpselt seda programmi, see mulle väga meeldis, on ju. Et mingi siukese asja saab ka täitsa minna ja mida konkreetsemaks lähed, seda nagu siuksem professionaalsem ja võib-olla, ja isegi kui sa suudad, mis oleneb, kuhu sa kandideerid, suudad seda ühendada ka selle valdkonnaga, oled teinud selle eeltöö ära, nagu siin räägiti, on ju. Seal aines me rääkisime sellest ja mul tekitas see nii palju huvi, et hakkasin nagu lisaasja uurima või uurimisprojektid, mis sa oled teinud. Et seda ka siis, kui ei ole nagu seda teist kogemust. Just ja tegelikult, kui ennem küsisid ka, eks ole, et kui ei ole igas nii-öelda teemas kogemust, aga siis keskendugi sellele, kus sul on see kogemus, keskendu oma tugevustele. Ka see loob palju suuremat väärtust, kus toodki olulise välja. Näiteks mu enda kogemus ühest hilisemast tööajast on ka see, et kus ma kandideerisin töökohale, kus ma vastasin absoluutselt kõikidele nõudmistele. Ma sain ka kenasti seal vestlusele, aga siis mingi hetk vestlusel ka tundsin juba, et okei, põnev, mul midagi on nagu teha, aga pärast, kui ma rahulikult mõtlesin, siis mõtlesin, et kas see on ikka see, et tegelikult tahaks ju ennast nii-öelda rohkem proovile panna, ise õppida, areneda rohkem ja siis ma ise nii-öelda taandasin ennast sellest konkursist, Ja see on nagu täiesti okei asi ka, mida teha. Et mul endal oli ka nagu see kogemus, et ma käisin kuskil esimesel voorul, ühe inimese töötajaga tundus kõik on korras, sain teise vooru ja ma sain aru, et mul ei sobi see juht nagu või see organisatsioon ei ole see, kuhu mina näen ennast panemas. Ja see on ka nagu okei täielikult, et mina olen see pool, kes ütleb, et ma ei soovi edasi enam kandideerida ja ollagi nagu, et mitte, et ma ootan, kuni esimene jah tuleb, vaid see on ka, nagu sa ise tõid välja, et see on kahepoolne suhe ja kahepoolne koostöö, et mina sobiksin neile ja nendele sobiksin siis mina. Võib-olla ma natuke kommenteerin, et mul on hästi palju nagu neid inimesi, kes käivad ja ikka natuke on nagu selline, et see on väga suurt julgust nagu vajav see otsus vastu võtta, et ei, see ei ole mulle, kuna nii tundub nii raske seda töökogemust saada, siis mina olen nagu natuke rääkisin, et need on nagu põhimõtteliselt trammid, on ju. Sa astud ühele trammile, kus sulle tegelikult ei meeldi, tuleb järgmine, vist sulle tegelikult täga sobib, aga sa ei saa enam sinna sellele järgmisele trammile, on ju. Sellepärast, et sa oled juba seal kohas, kus sulle tegelikult ei meeldi, on ju.
et seda kannatust ja seda nagu tasub nagu natuke varuda ja enda sisse vaadata, et julgustan kindlasti seda, sest muidu varsti sa võib-olla ei ole enam nii õnnelik. Just, ja tegelikult sellepärast ongi oluline, et näe natuke rohkem vaeva see kandideerimisprotsessis, oma CV, võta hetk, on ju, see, ma tean, et seda, mis seal enda kohta ikka kirjutada on raske, et on ju, no tegelikult on ikka küll, võtab aega. Aga et võta see hetk, on ju, tee korralik CV, mõtle see kandideerimine läbi, et millisesse ettevõttesse, natuke tutvu ettevõttega, et ja selle rolliga samamoodi, et siis, kui see vestluse koht on, siis sa saad ennast tunda palju mugavamalt ja tunnetadagi ära, et kas see on ikkagi see, kuhu ma tahan tulla. Et siis võib-olla seda pinget ka endas nii väga ei ole, sest sul on endal nii-öelda sisemine eeltööd juba tehtud. Ja ma siin puhul ka kindlasti soovitan oma lähedaste abi kasutada, et ma ise ka nägin, et vahepeal ma olin nagu, issand, kas ma peaksin ikkagi ei ütlema sellele kohale või kas ma peaksin nagu edasi minema, et äkki see on see koht, kust ma tean ju, äkki see lihtsalt protsess praegu on nagu keerulisem, aga kui lähedastele rääkides, nemad juba tundsid mind ja osad ütlesidki, Anna, mulle tundub, et sa oled kuidagi natuke, sa ei ole ise sina, et sa kuidagi muudad või sa oled nõus liiga palju järeleandmisi tegema selle töökoha nimel. Ja mingid protsessid võtavadki kauem aega, nagu see on nagu projekt nagu koolis ka, et sa alustad, alguses tundub, oh my god, et mis siis, kui ma kohe ei alusta, aga lõpuks kuidagi kõik jõuavad nagu sinna tee lõppu ja ma ise ütlen ka, et ma jäin mitmel konkursil tegelikult teiseks, kolmandaks, ja ma mõtlesin, et see ongi maailma lõpp. Aga tegelikult praegu alustasin nii lahedal töökohal, ma olen nii rahul aga ma ei teadnud, et selline asi on olemas, sest sel hetkel ma veel ei kandideerinud sinna. Aga siin ka me jõuame sinna jutu algusesse ka, kus öeldi, et kui ma ei kandideeri, ma ei saagi teada. Aga see, kui juba on hea CV, siis seda saab ju kasutada võib-olla väikeste muudatustega, aga motivatsioonikirja, kui sul on ka juba põhikasvõi olemas, mis asju sa mingi osa jätad samaks, mingid asjad muudad vastavalt ettevõttele, siis see ei ole selline ajakulu, mis on kontimurdev tegelikult. Tahaks ka natukene uurida, et praegu me oleme ikkagi TalTechis ehk siis tehnoloogia poole peal. Ehk mis on arvamused AI kasutamise osas CV ja motivatsioonikirja puhul? AI on tulnud ja kindlasti ta jääb. Aina rohkem ta kanda kinnitab, et see on fakt, eks ole. Ma ütleks, et AI tasub kasutada, aga tasub kasutada targalt. Et tõenäoliselt CV puhul väga AI-d ei ole vaja kasutada, et isegi need template'id on ees, et kui vahesti tead, mis teemasid käsitleda. Aga kui kuskil nagu tunned, et tead hätta, eks ole, et ongi näiteks, et mis pehmed oskused võiks veel välja tuua, et või kas peaks tooma, need küsimused küsi siis AI käest, on ju. Las ta aitab sind, las ta suunab sind, aga see CV tuleb ikkagi sinust endast. Ja motivatsioonikiri samamoodi, et ära ütle AI-le, et kuule, tee mulle hea motivatsioonikiri selle positsiooni jaoks, on ju. Et pigem ongi see, et tee ise ja kui jääd hätta, siis võta AI appi. Kas või AI-d võib võtta, et vaatab selle grammatika üle kõik või küsidagi mingeid lisamõtteid, aga et see jääksid ikkagi sina ise sinna sisse, et lõpuks, kui sul tuleb nii äge AI koostatud motivatsioonikiri, lähed vestlusele ja siis see inimene, kes lõpuks vastu istub, on ja ei ole üldse see, kes selles motivatsioonikirjas, siis see tegelikult ei räägi ju ka sinu kasuks. Mina tooks nagu selle sisse, et ka personaliinimesed kasutavad AI-d mõnedes kohtades ja mõnedes mitte. Et enne kui sa kandideerid, siis mõtle, et kuhu sa kandideerid, et kas seal nagu kasutatakse. Tavaliselt on niimoodi, meil käivad läbi semestri erinevad HR-id rääkimas ja väikestes ettevõtetes ei kasutata seda AI-d, aga suured suksed rahvusvahelised organisatsioonid, nemad väga kasutavad erinevaid programme siis juba CV-de siis vaatamiseks, on ju. Et kas sa saad läbi sellest sõelast või ei saa. Et tuleb nagu vaadata, on ju, ja siis natukene AI-ga vaadata, et kas sinu CV-d ka AI loeb, et mis on need märksõnad, et mis on, et kui sa tõesti tahad mingit rahvusvahelisemat suuremat ettevõtet, kus on palju kandidaate, et siis nad tõenäoliselt juba kasutavad neid, et sa sinna teise vooru saaks, siis sa pead nagu ka mõtlema selle peale, et kuidas sa oma CV teed, et saada siis sinna teise vooru, sest AI teeb esimese reha. Võib-olla uuriks ka selle vaatenurga alt, et eriti nüüd, kui on see praktikate otsimise aeg, sa näed mingit kuulutust ja mul on küll olnud nii, et näed kuulutusan, mina tahan sinna saada. Aga siis oledki, kogu tähelepanu läheb sellele ühte kohta, et kas pigem ma panen oma kogu rõhu nagu ühele organisatsioonile, ettevõttele või pigem see on ikkagi protsess, kus ma peaksin kandideerima mitmesse kohta, et ma ei usu, ma ei tea, kas ettevõte solvub selle peale, kui ma käin mitmel kandideerimisvoorul samal ajal? Kindlasti mitte. See ongi täiesti õige ja tulebki läheneda niimoodi, et
võtadki nii-öelda mitu pakkumist lauale, et või noh, mis tööpakkumised kõnetavad, et sinna kandideerida. Oluline on see, et ära päris valimatult saada, et ikkagist vaata, on ju, et see ettevõte või siis vähemalt see roll sind kõnetaks, on ju, et sul on see mingi samastumine sellega, aga noh, ütleme nii, et näiteks kui me räägimegi praktikast, siis ühele praktika kohale võib ju 100 ja rohkem kandidaat olla ja paratamatult, kui on ainult üks koht, on ju, siis ülejäänud 99 nii-öelda ei saa seda pakkumist. Enda jaoks kindlasti tasub varakult juba uurida ja vaadatagi rohkemat, mis vähegi kõnetavad. Mina lisaksin, et tegelikult ju, kui saada seda esimest praktikat, ei ole ainult need praktikapakkumised, mis on väljas, et sa ikka uurid erinevaid ettevõtteid, mis on sinu valdkonnas. Et meil on väga spetsiifilisi valdkondasid TalTechis, et siis sa tegelikult ju saadad ka neid motivatsioonikirju ja CV-sid ka sinna, kus nagu tegelikult praktikapakkumist ei ole. Ja mis ma olen kuulnud hästi palju praegult personaliinimestes, et hästi palju tuleb erinevaid pakkumisi, et palun võta praktikale. Ja mis see soovitus on ikka, et näe vaeva tee endale mingi prioriteetide nimekiri. Et mingid asjad, kus sa teed seda eeltööd rohkem, on ju, et ära saada mingi 100 kohta ja siis enam-vähem ühesugune natukene midagi muudad, et vaata, milline ettevõte on see, kus ma tegelikult tahan olla, need pane esimese prioriteediga ja sinna pane rohkem nagu seda energiat. Et pigem selline strateegia, kui lihtsalt mingid aastad tagasi, kui majandusolukord oli nagu teine, saadetigi nagu palju ja kuskilt ikka näkkas. Et praegult meil on pigem see, et hästi palju tuleb neid praktika küsimisi ja sa pead nagu hästi läbi mõtlema ja pigem nagu pane seda energiat nagu mingite hästi läbimõtlemisele ja motivatsioonikirja tegemisele kui sellele, et saadad hästi paljudele. Ja ma olen selles mõttes hästi nõus, et ei pea alati ka jääma ootama neid praktikapakkumisi, et ongi, et mingid ettevõtted, mis kõnetavad, et ise ka julgelt olla proaktiivne ja pannagi nii-öelda oma huvi teele. Kas sa mõtled sellele, et leida kontakti ja otse kirjutada siis talle või? Ja tihtipeale on ka üldkontaktid, mis suunavad või ongi personalikontaktid või vahest ongi täiesti eraldi nii-öelda karjääri inimestele või tööpraktika võimalust eraldi kontaktid, et otse kirjutadagi. Aga kas ma saan siis õigesti aru, et see on üks viisidest, kuidas ma võin silma paista, et kui ma võtan nii otsekontakti või tegelikult see ei ole siuke, või kuidas ta on üldse? Nii ja naa, selles mõttes, et muidugi paistad silma, tuleb konkreetne päring, nii-öelda sulle vaadatakse otsa või sinu CV-le, aga sellega ei saa garanteerida, kui ettevõttel ei ole parasjagu võimalusi, siis isegi kui sa silma jääd, siis ei pruugi alati olla võimalus kohe pakkuda. Ja tihtipeale küsitakse minu käest, ma olen saatnud, on ju, aga ei tule mingit vastust. Et siis mina ütlen alati, et viisakalt võid küsida, on ju, et sa kunagi ei tea, mis hetkel sellele inimesele see lauale tuli, on ju, mis teised projektid tal on, kui tal on väga kiire, siis tal ei ole aega mõteleda, aga võib-olla mingi nädala pärast, on ju, kui sa ilusti viisakalt küsid, et saatsin teile oma CV-d, kas olete saanud aega tutvuda, et kas oleks nagu võimalik, et siis võib-olla sellel teisel hetkel ta nagu vastab, sest see, et ei vastata, see on nagu tihtipeale inimestel väga, väga keeruline, on ju, aga mina alati soovitan, et siis võta veel kord ilusti viisakalt ühendust. Ja siin on ka võib-olla see hea küsimus, et kui mind ei valitud ükskord, aga ma ju arenen inimesena kogu aeg edasi, et kas on mingid siuke sisereeglid, et mis mitme kuu pärast või mis aja pärast ma võin uuesti sinna organisatsiooni kandideerida, võib-olla isegi mitte samale positsioonile, aga lihtsalt sinna organisatsiooni või kas on mingid siukesed mustad nimekirjad, et kui ma kandideerin kogu aeg, siis ma ei usu, et see on ka hea pilt nagu minust kui töötajana. Kui sa oled kandideerinud, pole saanud, siis mina ütlen küll, et niipea kui sa näed järgnevat pakkumist, mis sind kõnetaks, kandideeri julgelt. Et see, mis see lõpun küsimus oli, et sari kandideerija, see on juba natuke teine asi, aga inimene, kes päriselt tahab, kandideeribki sellele, kus ta näeb, et tuleb mingisugune roll, mis seda ennast kõnetab. Et meil siin Enefitis on ka küllalt neid näiteid, kus siis on näiteks keegi kandideerinud, pole saanud, proovib näiteks järgmine aasta jälle ja ta ongi meie inimene. Või siis kas nii samas rollis või siis ka näiteks hoopis teises rollis. Ja võib-olla võtaks ka nüüd viimased 2 poolt, et üks on alati raha, mis tudengid huvitab. Alati tuleb intervjuu lõpus enamasti küsimus, et mis on palgasoov. Kuidas sellele läheneda? No selles mõttes ongi, et nagu sa tõid välja, alati tuleb see küsimus, et kui me teeme ikkagi tööd, siis me juba ootame mingit tasu ka selle eest. Enda jaoks, et tudengina ka lihtsam oleks, kindlasti mõtle see mingisugune ootus enda jaoks välja. Et tihtipeale ongi, et tööandjad võib-olla küsivad ise, et mis on sinu ootus, et sa oled natukene selle peale mõelnud ja kui ei olegi täpselt ootus, ka see on täitsa okei.
ja ka ise küsida on okei. Loomulikult see on oluline osa ja ei ole üldse nagu muret, aga pigem nagu jälgida, et sa võiks ikka jääda vestluse lõppu, et mitte nii, et tere, oleme tutvunud, et mis on selle positsiooni palk, et kui selline on hästi oluline, siis tee seda juba ette kõnes, on ju, aga hiljem, kui sa tegelikult seda rolli mõistad, on ju, et mis on tegelikult need väljakutsed, nii et täiesti okei on küsida. Ja võib-olla Monika käest ma tahaks uurida, et kuidas kogu selle praktika ja tööotsingute osas TalTech toetab meie tudengeid? Esiteks meil on olemas karjäärinõustamine. Räägin sellest, et kui sa tunned, et sa ei tea täpselt, kuidas alustada, seda CV-d teha või nii edasi, et sul on võimalik tulla ja vaatame seda koos. Teiseks me nüüd veebruaris lõime uue praktikaportaali, mis on väga hooga käima läinud, kuna praegult on täielik praktikahooaeg. No täpselt. Oli meil Võti tuleviku, kus mitme 60 pluss ettevõtted käis, ja meie praktikaportaal karjäär.taltech.ee, et seal on praeguse seisuga 161 pakkumist. Et see on nagu ettevõtted, ka NF-id, kasutavad väga tublilt siin, et inseneerias on 67 pakkumist näiteks, majanduses 53, IT-s 52, looduses 14, et igale poole tegelikult jätkub, Mereakadeemias oli ka siin paar seda, et igasse teaduskonda jätkub nagu neid pakkumisi. Ja kõige rohkem on, mis te arvate, kas praktikat, tööpakkumise, sest siia saab kõike panna, nii praktikapakkumised kui tööpakkumised. Et mis te arvate, et kas on rohkem praktikapakkumisi pandud või tööpakkumisi? Ma millegipärast arvan, et tööpakkumisi. Tundub loogilisem nagu. Kui sa niimoodi küsid, siis ma ütleks tööpakkumisi, aga ma tahaks arvata, et praktikapakkumisi. Ja meiega mõtlesime samamoodi, aga tegelikult tasustatud praktika. 95 pakkumist on tasustatud praktika ja selles mõttes töösi on 52. Ettevõtted on selle nagu portaali oma võtnud kasutusele ja just selle, et nad teavad, et sealt on need noored, kes otsivad praktikat. Väga vahva. Ja kuskil nädalas käib meil 500 tudengit seal natukene vähem, on ju, natukene ka. Et ja palju nagu klikatakse nendele pakkumistele, et selles mõttes läks väga ka täide ja nüüd siin viimastel päevadel on tulnud juurde ka neid pakkumised, selles mõttes tasub sealt vaadata, seal on kõik toredad ettevõtted ja pakkumised nagu kajastatud. Noh ja siis sama karjäärinõustamine, selles mõttes ja seminarid ka. Nüüd see semester enam neid ei ole, tavaliselt on ka 2 kuud siin LHV käis, siis erinevad teised ettevõtted, Wise käis eelmise semester, et just värbajad, et kutsun neid värbajaid siia, et nad just räägiksid, et kuidas siis kandideerida ja kuidas saada siis tööle valituks. Et tasub nagu silmad lahti hoida sotsiaalmeedias, et seal käib see läbi. Täiesti lõpetuseks tee üks soovitus sellele inimesele, kes soovib kandideerida tööle või otsida endal praktika kohta. Üks soovitus on see, et ole julge. Ega siin midagi keerulist, hirmsat ei ole, isegi kui kõik see esmapilgul tundub. Mõtle võib-olla välja see enda miks, et miks ma siin ettevõttesse tahan, mida ma tahan teha ja tee see esimene samm, pane see CV teele. Kui see samm on tegelikult tehtud, et siis järgmine on see, et vaata oma oskused, seo siis selle ettevõtte nagu nende, mis ta siis ootab sinult või üldse nagu kui seda ei ole, kui sa praktikale kandideerida, sul ei ole pakkumist, et siis teegi see eeltöö ära, milline ettevõte see on ja mis on tema need väärtused ja asjad ja siis räägi nendest oma oskustest ja saavutustest. Ja mina võib-olla ütlen ette ära enne neid 2 samme, et mina ise olen väga seda usku, et peab noorena asjadele jah ütlema, et just neid kogemusi saada tudengiaktivismis, sa kunagi ei tea, mis on see, mis sind järgmise ukse juurde viib. Et ma saan ise enda kogemuse põhjal öelda, et magistrisse ma sain osaliselt jäin silma selle arvelt, et ma panin enda praktika koha ja tuli välja, et need, kes mind intervjueerisid, oli nagu, ma kunagi kuulsin, et sa olid seal, nagu ma tean seda inimest, kelle juures sa praktikal olid ja ma olin seal nagu mingi, issand jumal, ja ta ütles, et sinust räägiti nii hästi seal ja ma olin nagu mingi, oh my god, ja see on ikka veel mul meeles, et see on nagu, aga see oligi selle tõttu, et ma ütlesin siis selle praktika kohale jah, ei teinud seda 6 aega, tegin seda 3 kuud, et ja see oli nagu võimalus, mitte võib-olla ma läksin ainult raha pärast sinna. Absoluutselt ja tegelikult praktika käigus ju saab ka nii palju rohkem, et oledki praktikal, nagu tõid välja, et sa olid 3 kuud, aga sa saad ju ettevõttes ka töövarjutada teisi positsioone. Täpselt. Et saada rohkemat, kui ainult sa enda praktika ette on näinud ka. Ja ongi, nagu sa ise ütlesid, ütle jah nendele võimalustele.
mina siin võtan kohe ühe küsimuse just sinu käest, Liina, et mina nõustan niimoodi, et tegelikult see praktikale saamine on nagu jala ukse vahele saamine, et hästi palju ettevõtted tegelikult võtavad praktikale sellepärast, et pärast nagu mingisugust koostööd siis tudengiga leida, et kas see käib nii? Absoluutselt, näiteks Enefiti vaateski meil on peaaegu 40% praktikantidest, kes jäävad meile peale praktikat tööle. Et see on tegelikult päris märkimisväärne protsent ja sellepärast ongi oluline see praktikal ise ka olla siuke hakkaja ja tahta, et tööandjad ju tegelikult juba on sinusse natukene panustanud, teil on juba mingi kontakt tekkinud ja me hea meelega noori nii-öelda jätame enda juurde ja kasvame koos siis edasi. Väga lahe, aga siin ongi see koht, kus paneme punkti meie sellele osale. Ma loodan, et meie kuulajad mina sain isegi väga palju nippe ja trikke, ma ei teadnud, meie praktikaportaal nii populaarseks on muutunud, aga ma loodan, et kõik said vähemalt ühe mõtte. Kui te ei saanud, siis ma soovitan, et meil on siin 2 inimest, kellele te saate otse kirjutada postkasti, kes saavad teiega siis võib-olla koostöös kunagi tulevikus kas või koostööd teha ja kes toetavad teid sellel teekonnal. Nii et aitäh, et te täna siia aja leidsite ja tulite siia külla meile. Aitäh kutsumast! Aitäh sulle!